Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna hakkame tegema Juhan Liivi luuletustest luulekogu. Kõigepealt paari sõnaga, et kes see Juhan Liiv üldse oli. Et Juhan Liiv oli siis Eesti kirjanik, kirjutas luuletusi ja kirjutas ka proosatekste ja kui te vaatate, millal ta elas, 1864 kuni 1913, see tähendab üle 100 aasta tagasi ja ta öeldakse, et üks selline kõige eestilikum luuletaja. Ta kirjutas väga palju loodusest, tal olid sellised nukrad luuletused ja tegelikult ma arvan, et ka teie saate nendest luuletustest päris hästi aru, et oleks nagu tore temaga tuttavaks saada. Ma panin siia ühe näite ka näiteks, et kuidas ta kirjutas, et eile nägin ma Eestimaad, nägin hurtsikuid saunasid, nägin bagaaži ja paunasid, väljal kivivõsa aunasid, eile nägin ma Eestimaad. Ma arvan, et siin on sõnu, millest ta aru ei saa, ma tegin siin ka osad sellised siniseks, et need nähtavasti on teie jaoks uued, aga ärge kartke neid uusi sõnu, sellepärast et selle töö käigus me saame teada, mida need sõnad tähendavad. Nüüd aga, mul on siis teile ette valmistatud üks dokument, kuhu on väga palju lisatud Juhan Liivi loodusluuletusi. Esimene asi, et te saaksite toimetama hakata, tehke sellest endale koopia. Nii, teete koopia, võite otsustada siis, kuhu te kausta ka panete. Ja nüüd on niimoodi, et esimeseks ülesandeks on teil nüüd see, et valige välja siit 3 luuletust, mis teile meeldivad. Et need ma proovisin, nagu ütlesin, loodusluuletused, näete lumehelbeke, sügis, tulen, vaikne pehme tume, sügise tuul, pikne, külm, talvine tihane, tuisk ja meri. Nii et kui mulle näiteks ma ühte luuletust ei taha, näiteks mingit luuletust ei taha, siis ma lihtsalt valin ta kõik ära ja kustutan ära, et selle backspace klahviga saan siis selle luuletuse ära kustutada. Tehke nüüd oma videos paus, lugege neid luuletusi ja valige välja 3, mis siia alles jäävad. Ja nüüd mina valisin 3 tükki välja, mina jätsin lumehelbeke, tulen ja talvine tihane. Teil võivad olla täiesti teised luuletused. Ja üks asi, kui te näete, siis nendel luuletustel on osadel sõnadel nagu punane joon all, mis tähendab seda, et see näitab, et see on viga. Aga tegelikult luuletaja on niimoodi kirjutanud ja see sõnastik seda ei tea. Nii et kui ma tahan nendest punastest joontest lahti saada, ma lähen siia peale ja ma nüüd ei võta vastu seda valikut, mida ta soovitab, vaid ma vajutan selle, et eira. See tähendab ära teeni, ära tõmba punast joont ja minul on see sõna olemas, nii et ma panen eira. Vaata, mul on veel kahju rõõmuga, tema ütleb, et see on vale sõna, aga mina ütlen, et eira ja siis mul on kõik sõnad on niimoodi, et seal ei ole ka punast joont all. Esimene asi, nüüd võiks natukene mõelda, mis fondiga ja mis vormistusega need luuletused on. Ja selleks, et siis nüüd fonti muuta, ma vajutan Ctrl+A, et valin kõik välja ja Arial on kindlasti selline luuletuste jaoks nagu natukene igav font. Nii et ma võin siit nüüd valida mingisuguse sellise fondi, mis minu meelest sobib nende luuletustega. Nii et teie ka täiesti valige selline font, mis teie meelest on ilus. Mulle see päris ei meeldi, aga ükskõik missugune, vaadake natukene. Nii, ja siis, kas te mäletate, et saab ka tegelikult muuta fondi suurust, ma teen suuremaks, et luulekogus oleks need asjad niimoodi ilusasti suuremalt. Nii, vaatame nüüd, kuidas nüüd on. No selline on päris hea. Ja te võite ka otsustada nüüd seda, et kuidas need luuletused siis joondatud on. Et praegusel hetkel on nad joondatud vasakule. Aga kui te mäletate, siis tegelikult on võimalik siis ka joondada nii, et ma võtan siit, kui mul seda nuppu ei ole, 3 punktikese alt ja võin ka valida nii, et need luuletused on näiteks joondatud keskele. Nii, vaatan, kas mulle meeldib nii, et nad on keskjoondusega. Võib-olla meeldib, võib-olla ei meeldi, ma panen näiteks, et ma jätan endal ikkagi niimoodi, et nad oleks niimoodi joondatud. Aga ma tahaks, et võib-olla nad natuke oleks keskel pool, siis ma võin kasutada ka sellist nuppu nagu taane, siis ma võin neid natukene nihutada, aga näete, nüüd ei muutu ära see, et ikkagi see algus jääb nagu see joon jääb siin paika. Aga jälle, siin te peate nüüd ise otsustama, millisel viisil te tahate. Või näiteks, et ma võin ka tahta nii, et mu pealkirjad on suuremad, ma valin pealkirja välja ja pealkirjale panen hoopis teise fondi, näiteks sellise, ja valin, et see on suurem. Ja mina teen nii, et minu tekstis on näiteks pealkirjad on minul sellised tumesinised. Nii.
valin sellise tumesinise ja jätan nüüd meelde, et ahah, see on nüüd siis see Pacificu 23 ja tumesinine. Ja nüüd võtan teise pealkirja, valin siit selle sama 23. Teie valige kindlasti jälle oma värvid ja oma fondid ja valin ka tumesinise. Et igal luuletusel oleks ka siis natukene võib-olla see pealkir nagu eristuks. Nii et nüüd mul on pandud siis see tekst paika ja kui te tahate siin veel siis näiteks mingisuguseid vormistuslikke asju teha, näiteks on ju ka veel võimalik, et ma valin selle pealkirja välja ja mäletate see esiletõstu värv, kui ma tahan näiteks, et see taust oleks õrnalt helesinine, siis ma võin ta ka teha õrnalt helesinise. Aga see on juba teil nagu maitse asi, kui ma tahan, et ta oleks bold'is, ma panen, osades fontides lubab seda bold'i panna, osades fontides ei luba, näete, siis ta läheb selliseks, et te peate nüüd valima endal niimoodi, et mis on teie meelest ilus. Ma võtan selle tausta ära, mulle see ei meeldinud mitte ühtegi. Ja vormistage endal siis need, pange sellise fondiga ja pealkirjad tehke erinevad teist värvi, nii nagu teile meeldib.